Tere hommikust ja tere tulemast sellesse vlogi. Ma mõtlesin, et ma vaikselt kastan oma varbakese tagasi siia YouTube'i maailma ja alustan sellise paaripäevase vlogiga. Vaatame, mis meil siit kokku tuleb. Igal juhul kell on 8:30 ja mina suundun trenni. See on minu 3. trenn sellel nädalal. Täna on kolmapäev. Täna on kardiopäev, nii et ma lähen sõidan ratast ja teen kõhulihaseid otsa. Jõudnud meikimise juurde. Ma üks päev üleeile jälle tegin selle Dysoni koolutajaga oma juukseid ja siis see kuidagi jäi nii ilus, et ma olin nüüd mingi okei, ma pean seda ikkagi tihemini tegema, kuigi ma ei naudi seda protsessi üldse. Ja nagu ma saaks, siis ma ei tegeleks üldse oma juustega mitte kunagi, sest et võt see mulle ei meeldi. Et kui meigi tegemine on minu jaoks sen ja meeldiv tegevus, siis juuksed. Mitte üldse. Igal juhul siin ma nüüd olen. Vaikselt proovin tagasi oma rutiinidesse saada. Ma küll ei luba praegu mingeid iganädalasi regulaarseid uploade. Et tuleb nii nagu tuleb, aga ma vaikselt naasen. Ja ma küll podcastis rääkisin ka sellest ja ma nagu ei taha ennast liiga palju korrata, aga ma tean, et kõik teist ei kuula mu podcasti. Et raske on olnud see aasta algus minu jaoks. Et ma tegelikult nagu tundsin, et ma ei saanud piisavalt puhata peale seda vlogmas ja üleüldist kiiret aasta lõppu. Ja ma kuidagi nagu pole üldse olnud valmis uuesti täie rauaga tööd tegema. Ma ei ole tundnud seda mingit mega motiveeritust, et mingi uus aasta, uued eesmärgid, juhu. Ma ei ole suutnud ikka veel uut vision boardi teha ega nagu väga selgelt endale sõnastada selle aasta eesmärke. See on lihtsalt tundunud nagu liiga palju praegu, aga ma vaikselt nüüd nagu jõuan selleni. Et ma olen üritanud seda töötamist siin ka nagu rahulikumalt võtta, et võtangi pause päeva keskel, olen rahulikult ja ei pane endale igaks päevaks suuri eesmärke. Ja millega ma olen siin viimasel ajal päris tubli olnud, on see, jällegi podcastis rääkisin, et ma ei taha alustada oma päeva enam sotsiaalmeedias scrollimisega. See nagu läks mingi aeg täitsa käest ära eelmine aasta, et ma avan silmad ja ma lihtsalt nagu läksingi Instasse, TikTokki ja siis nagu sealt tuleb igasugust infot. Sealt võib ka midagi toredalt tulla, aga sa ei tea kunagi. Ja ma tundsin, et see mõjutas mu päevalgust halvasti. Nii et nüüd ma olen kas võtnud lahti reaalselt Elisa raamatu äppi, natukene lugenud või siis ma olen lihtsalt nagu reaalselt tõusnud kohe, mis on kunagi oli mu jaoks täielik normaalsus, aga see nagu vaikselt ongi ära vajunud sellega, et mul ei ole hommikuti kiire kuskile, et ma ei pea ju kuskile otseselt minema tavaliselt. Seega ma võin nagu natuke uimerdada ja niimoodi rahulikult võtta ja sellega ma olen nagu kuidagi laisemaks läinud ja see kui varem ma olin see inimene, et mul oli üks äratus, kui see helises, ma ärkasin kohe, ei mingit snuusimist ja ma lihtsalt nagu alustasingi siis oma päevaga. Siis jällegi selle viimase aastaga kuidagi nagu läks eriti käest ära see, et ma hakkasin väga snuusima, ma ei viitsinud tõusta, kõige hullem see oli aasta lõpus. Vlogmas seal küll seda väga ei saanud, aga millal iganes ma sain seda teha, siis ma snuusisin
et seda ma ka nüüd olen üritanud vältida, et kui ongi hommikul trenni minemine, nagu näiteks täna hommikul, siis tõusingi kohe äratusega, panin kohe tule põlema, tõusin istuuli, kas või ma lihtsalt istungi natuke aega, ma ei tea, mõtlen kas või mingeid oma mõtteid, aga et ma juba nagu enam ei lama voodis. Nii et jah, see on siin siuke improvement olnud mul ja praegu ma olen väga motiveeritud trenni ja toitumise osas, sellepärast et ma lähen peaaegu 2 nädala pärast reisile ja ma olen nii excited ja ma tahaks ennast nagu bikiinides hästi tunda ja muidugi 2 nädalaga sa ei tee mingeid imesid, et seda ma nagu ei arva, aga kuidagi ikkagi see aitab praegu veel eriti nagu kliiniks tõmmata ja et ikka 4 korda nädalas trenni ja siuke motivatsioonipuhang on selles osas küll olnud. Aga täna on mul plaanis salvestada podcasti episood ja siis ma võiksin sellega kohe ära monteerida ja ma avastasin, ma nägin mingisugust pilti või midagi, kus mul oli see bluus. Ja ma olin selle täiesti unustanud vahepeal. Täna ma korjasin selle oma kapi sügavustest välja, sellepärast see nii kortsus ka on. Ja mõtlesin, et see on ju idekas bluus, mida podcastis kanda. Põnevad teemad tulevad podcastis. Ma eile nagu valmistasin natuke ette, aga ma tunnen, et mul on kõht praegu nii tühi. Ma pean kindlasti midagi ennem sööma veel. No nii, ma sain oma meigi valmis. Nüüd mul on silmatilga aeg ja sellega seoses ma panengi teile siia üleeile filmitud klipid, mis on siis koostöös silmalaseriga. Tahtsin teiega rääkida ühest asjast, mis mul on natuke aega hingel olnud. Nimelt oma silmadest. Kes on siin olnud pikemat aega, siis teab, et ma käisin 2022 aastal silmalaseris silmaopil ja see oli kõige parem otsus mu elus vist üldse. Reaalselt ma olen nii õnnelik, et ma otsustasin minna, et ma selle ära tegin. See on toonud lihtsalt nii palju rõõmu mulle, et mul on seda isegi raske vist sõnadega edasi anda. Aga mis muret tekitas viimasel ajal on silmade kuivus. Ma küll teadsin, et see on sellest, et lihtsalt kodus on õhk nii kuiv sellest keskküttest. Et mul on nahk ka päris kuiv praegu ja silmad ka kuidagi eriti kuivad. Ja õhtuti enne magamine ma olen nagu silmatilkasid pannud, aga kuidagi nagu selle silmade kuivusega tuli ka see, et ma kohati tundsin, et kas see nägemine on nagu halvemaks läinud või nagu samas nagu näen ikkagi hästi, aga nagu mingisugused asjad kuskil eemal, ühesõnaga ma olin segaduses. Ja siis ma hakkasingi eelmise aasta lõpus mõtlema, et ma pean minema järelkontrolli. Ja siis täpselt, ma ei tea, kuidas see ajastus sai nagu nii täpne olla, aga siis silmalaser kirjutas ka mulle, et sa käisid 2022 meie juures silmaopil, et kas tahaksid tulla järelkontrolli ja ma olin nagu mingi, oh my god, halleluuja, jaa. Ma tahan väga tulla, ma tahan teada saada, mis mu silmadega toimub. Nii et täna ma siis käisin ja issand, kui hea nagu selline südamerahu käik see oli. Sest et ma saingi teada, et tegelikult mu silmadega on kõik hästi üldiselt, kõik on nii nagu olema peab, korras. Ja nägemine on ka tegelikult korras, aga lihtsalt silm on kuiv. Ja sellest kuivusest tekib see, et ma pean hästi palju pilgutama vahepeal, et seda niisutust anda. Ja siis ma nagu saan kuidagi selle silma paremini fokusseeritud. Ja siis näen paremini. Ehk siis tegelikult mul on vaja lihtsalt silmi niisutada. Ja saingi soovitused, mis tilkasid kasutada ja et ma pean ikkagi 5 korda päevas umbes neid tilkasid panema ja õhtuti veel silmakeeli, mida ma olen kunagi isegi kasutanud, siis kui mul olid silmapõletikud. Et see on lihtsalt siuke ekstra niisutav asi. Natuke imelik küll seda silmale panna, aga ma olen seda juba varem ka teinud, nii et mul ei ole üldse sellega mingit probleemi seda keeli endale silma panna, eriti kui see aitab mu silmadel olla korralikult niisutatud. Nii et selle sain sealt teada ja nüüd panimegi 6 aja pärast
veel ühe järelkontrolli, et kui ma nüüd kuu aega korralikult kõiki neid tilkasid ja keele panen, et siis vaadata, kuidas siis see seis on, et kas on paranenud. Nii et tänane käik oli selle jaoks, aga üldiselt kes vähegi on mõelnud silmaopi peale, siis ma nii väga soovitan, et see lihtsalt minu arust parandab elukvaliteeti niivõrd palju. Ja ma isegi ei mäleta seda silmaoppi, ma tean, et paljud hästi kardavad seda oppi ennast või et kui ebamugav see on. Ma ütlen täiesti ausalt, ma ei mäleta seda. See ei olnud minu jaoks mingi traumeeriv kogemus või ma ei tea, ma ütlen, et ma tean, see oli mingi hetkeline ebamugavus, ma tean, ma olin ennem hästi närvis. Aga lõpuks, kui see oli tehtud, seal oli lihtsalt ainult rõõm, et see on tehtud, see taastumine läks nii kiiresti. Ma ütlen, see oli kokku mõned päevad, paar päeva, mõned päevad, ma nüüd nii täpselt ei mäleta, aga nagu ennem, kui ma ei olnud veel seal eelkontrollis ja niimoodi konsultatsioonis käinud, siis ma kujutasin ette, et see on ikka nädalaid taastumine ja siuke. Ei, silmalaseris reaalselt tehakse see op nii, et sa taastud super kiiresti ja mul ongi siis teile anda ka kood Kaisa, mis siis annab tasuta eeluuringu. Et kui sa oled vähegi mõelnud, siis mine eeluuringule. Et seal sa saad teada, kas sa üldse kvalifitseerud selleks opiks ja saad küsida seal kõik oma küsimused, kõik oma mured letti lüüa, et ma tõesti nii soovitan ja see kood on praegu ka selline lisalüke, kes vähegi on mõelnud, et saad tasuta minna. Aga mis ma veel seal silmalaseris tegin? Ma valisin endale päikseprille. Et neil on tegelikult koha peal päris lai valik erinevaid raame. Neil saab ju ka lihtsalt silmakontrollis käia ja prilli retsepti välja kirjutada, ehk siis sealt saab ka prille osta, aga ka päikseprille. Ja mina olen kohe minemas, põhimõtteliselt ikka kohe olen reisile minemas ja valisingi endale midagi sellist, mida sinna reisile ka kaasa võtta ja juba etteruttavalt suveks. Ja ma ütlen, et see ei olnud üldse kerge, et seal oli vist lõpuks 5 erinevat päikseprillipaari, mida ma seal kaalutlesin. Ja lõpuks valisin siis Fendi prillid endale. Need on minu arust just väga minulikud prillid. Et ei ole midagi sellist out of the box, vaid lihtsalt midagi, mis ma tean, et mulle sobib ja mis mu näokujuga ja suurusega sobib. Nii et sellised siis. Vot. Ja sellest tahtsingi teiega rääkida. Nii et kui oled silmaopile mõelnud, mine silmalaseri lehele ja kasuta koodi Kaisa, pane see eeluuring kirja ja lihtsalt tee need mingid esimesed sammud kas või selle poole. See on nüüd mu brunch, hommikusöök ja lõunasöök koos. 2 muna ja siis airfryeris tegin juustuvõiku. Ja siis hakkamegi juba podcasti salvestama. Ma reaalselt ei viitsi, mitte ükski keharakk minus ei viitsi aurutada seda bluusi. Ja võib-olla ma lihtsalt olengi kortsus bluusiga. Ma olen nüüd viimased pool tundi vähemalt, kui mitte rohkem istunud siin tugitooris peale podcastiga lõpetamist. Sest ma lihtsalt ei viitsi kõike seda tagasi oma kohale tõsta. Ja siis ma peaksin pesurestid ära korjama ja kappi panema. Ja siis ma tahan teile näidata ühte ostu, mida ma eile tegin, mille üle mul on väga rõõmus. Ja siis ma tahaks proovida homseks outfiti. Aga ma pean alustama sellega, et ma tõstan kõik asjad oma kohtadele. Nii, pesu on kokku korjatud, yes, ja see ost, mida ma tahtsin teiega jagada, on sellised istumismatid Prismast
ja mu issi ostis endale koju neid 4 tükki ja ma nägin neid ja ma olin mingi, oh my god, ma olen mõelnud selliste peale. Need on nagu eriti paksud ja korralikud. Et kui mul tuleb rohkem külalisi, siis kõik ei mahu päris diivanile, tugitooli, et tihtipeale keegi istub nagu maas. Ja siis ma mõtlesin, et siukene istumisolus on nagu perfektne lahendus. Ja issi juures ma nägin ka, kuidas ta kasutas, ma ei mäleta, kas tal oli 2 või 3 tükki üksteise otsas. Ja siis nagu tugitooli juurde pandud, et jala toena. Ja siis ma olin mingi, oh my god, nagu ideaalne lahendus ju. Sest et ma olen ammu mõelnud, et siia tugitooli juurde ma tahaks seda jala, ma ei tea, pingikest ka ja sellele müüaksegi nagu täpselt sellega kokku minevat seda jalapinki ka. Aga ma ütlen ausalt, et üks TikTok natuke hirmutas mind. Ma küll ei ole nagu, ma ei tea, ma loodan, et ma ei ole seda teinud enda kodus praegu, aga põhimõtteliselt mingi tüüruk rääkis, et kõige õudsam on see, kui sul on kodus nagu mingi kõik ühe mööblikomplekti esemed. Nagu, et telekalaud on samast komplektist, siis mingi kummut on samast komplektist, siis mingi diivanilaud on ka veel sellest komplektist. Ja nagu, et siis see näeb veel nagu kataloogi kodu ja et sa ei ole üldse mingit loovust sinna pannud ja ma ei taha kunagi, et mu kodu oleks nagu kataloogi kodu. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et äkki siis on see kõik nagu liiga matchi, sest mul juba see meigilaua tool on täpselt samast materjalist, millest on see tugitool. Ja siis ma ei äkki läheb nagu liiga paljuks. Et siis see nagu toob siia sükest nagu elu juurde ja natuke teistsugust vibe'i. Et ongi nagu natuke põnevam. Ja need on idekas, just need 2 tükki, ma kohe näitan teile ka, demonstreerin, on idekas kõrgus, et jalad sinna peale panna. Kui mugav. Nüüd ma nagu reaalselt tahakski elada ainult siin tugitoolis. No vot, tšekkige seda. Nii mõnsa. Nagu näete, 6 ilmselgelt enam ei ole. Ma panin isegi enne seda 3 kuninga päeva ära. Ausalt öeldes, tegelikult ma ei tea, kas mind on kuulda. Oodake. Nii. Täitsa kurb oli kuuska maha võtta. Ma ei tea, miks see aasta kuidagi nagu eriti kurb oli. Et mulle nii meeldis, kui see oli siin toa nurgas. Aga nüüd ma olen juba jälle tagasi harjunud. Vot, ja tegelikult mul on kõht räigelt tühi, kell on 4. Ja ma täitsa võiksin hakata õhtusööki tegema. Ma tahtsin enne õhtusööki veel midagi muud teha, okei. Ühesõnaga, ma lähen homme Tartusse Mariale külla. Ma ei ole 2 kuud vist Tartus käinud. Ja siis ma mõtlesin, ma tahaks oma uue kasuka panna, mille Mariast Vintage Humanost ostsin. Aga ma ei tea, nagu see kasuka maailm on veits keeruline mu jaoks, sest ma olen ikkagi siuke casual girly tavapäeval. Jah, kui on mingi üritus, ma võin panna oma kontsad jalga ja mingi sädeleva kleidi selga. Aga tavapäeval ma olen väga casual, ma armastan mugavust ja tunda ennast hästi ja soojana. Seega mul on nagu kohati veits keeruline mis seal häälega juhtus, nagu neid outfit'e ette kujutada selle kasukaga. Nii et ma mõtlesingi, et ma proovin täna juba läbi, et kuidas ma homme lähen. Praegu näitab, et Tartus on homme -7 kraadi. Sest et ma lähen 9 bussiga, see tähendab, et ma pean tõusma mingi 7 ja hommikul ma ei taha selle outfiti peale väga mõelda. Ma unustasin öelda kõige olulisema asja nende istumisaluste osas. Et need on lõpumüügis vist praegu või mingi suur soodukas. Ja üks see istumisalus maksis 12 €. Nii et kui sul on ka vaja sellist, siis kiirusta. Minu teada Kristiine Prismas enam ei ole neid ja mina sain Mustika Prismast ja seal oli neid veel alles. Nii, see on nüüd see minu uus kasukas. Ja siis naljakas lugu, mis juhtus muide, seal on ikka veel sünnipäevast üks õhupall. Aga ma viisin selle keemilisse. Ja siis, kui ma läksin keemilisse sellele järgi, siis keemilise poostuse tädi oli mingi, et
et mul on siin üks siuke müts, üks klient jättis ja mul ei ole sellega midagi teha, aga see läheb täpselt sinu kasukaga kokku. Kas sa tahad seda endale? Et ma ei tea, võta, proovi, vaata, tee mis tahad, kui ei meeldi, ma ei tea, viska ära või müü maha. Siis ma olin mingi okei. Nii et ma võtsin selle. Ja nagu üks variant on selline. Võib-olla see kott on nagu parem, aga siis on nii nagu monokromaatiline. Aga võib-olla see müts on nagu too much. Mul on nagu siuke müts ka, aga ma ei tea. Ma ei taha terve päev tegelikult mütsiga käia üldse. Ei, mulle ei meeldi see. Ei. Mitte, et ma ei taha terve päev mütsiga käia, vaid lihtsalt nagu ma tahaks volüümikamaid juukseid. Ja siis, kui ma selle mütsi panen ja kui ma selle ära võtan, siis lihtsalt volüümi pole kunagi olnud, pole olemas. Ma ei tea seda sõna, need juuksed on nii pead ligi, kui üldse on võimalik. Oh my god, mul hakkab nii palav praegu. Võimalus oleks ka panna peapael. Aga praegustest variantidest vist mulle meeldis see, et see on mütsikene. See esimene mütsik isegi kõige rohkem. Ja see on nagu nii mitte pea ümber, et see ei suru vast neid juukseid ka nii pead ligi. Aga ma ei tea, äkki ma proovin mingeid teisi pükse ka. Praegu need on need MyProteine'i pruunid alt lähenevad retuusid. Okei, for fun siis ma proovisin seda varianti ka, aga see vist ikkagi nagu ei lähe siia. Nii, aga mis ma arvan sellest, kui ma jätan selle lihtsalt nagu kraena ja siis panen peapaela. Ma ei tea. Esimesed variandid vist olid rohkem vibe. Ühesõnaga, ma nägin mingit TikToki, otsisin tervislikke õhtusöögi ideesid ja siis ma nägin kanakotlette. Põhimõtteliselt broileri rinnafilee väikesteks kuubikusteks. Siis seal oli küll mingit rohelist, ma ei tea, kas spinat või midagi, mul ei ole spinatit. Nii et ma panen hoopis riiminveist porgandit sinna. Siis oli mais seal, mais on mul ka olemas, hapukool, jahu, riivitud juust, sinep, segad selle kõik kokku ja siis pannile ja tulevad sellised väiksed kotletid. Tundus nagu hea. Ma ei tea, kas päriselt ka on ja kommentaarides inimesed olid skeptilised selle osas, et kas see kana läbi küpseb. Ja ma ei tea, ma üritan selle võimalikult väikesteks tükkideks lõigata. Ma pean ütlema, et ma juba proovisin seda kotletti ja need tulid nii head. Noh, veits aega võtab on ju see kotlettide tegemine, aga muidu nii lihtne. Väga maitsev. Ja see kana küpses minul ka ilusti läbi. Ma panin keskmisel kuumusel ja noh, nad ikka nagu mõnda aega peavad seal pannil ühelt poolt olema ja teiselt poolt, aga nii hea. Ma ostsin üks päev Lidlist sellise jäätise miksi ja ma ei ole siit ise ühtegi veel söönud ja ma arvan, et ma maitsen selle ära ja siis ma nägin, et Netflixi on jõudnud The People We Meet on Vacation film ja ma olen selle Emily Henry, on ju Emily Henry raamat? Ma olen selle raamatu läbi lugenud, nii et ma mõtlesin, et ma täna vaatan seda. Ma ei ole ühtegi review'd või noh, üldse mingisugust nagu tagasisidet selle kohta näinud, nii et ma ei tea üldse, mida oodata, aga raamat mulle meeldis. Nii et I'm excited. I love her. Well, you know, it's hotter than I thought it was going to be. Yeah. Linfield too. It's the hottest summer we've had in years, apparently. Hommikust. Käes on neljapäev. Kell on 7:30. Ja ma hakkan tegema meiki. Kui te vaatate, et kuidas mul need lokid on, siis ma panin eile õhtul loki paela. Aga ma kakkusin selle endale öösel peast ära. Seepärast, et ma olin vist selle natukene liiga tugevalt pannud.
ja see hakkas mind niimoodi häirima, see tiris kuskilt kohast ja siis ma võtsin selle keset tööd ära, aga ju see oli jõudnud siis piisavalt aega olla, et siiski mingid lokid siin on. Ega ma nagu väga tugevalt nagunii ei tahtnudki, nii et it's fine. Ja täna on üks nendest päevadest, kus mu Ultrahuman sõrmus näitab, et ma magasin väga hästi ja et ma olen päevaks nagu väga valmis. Aga ma ise küll päris nii ei tunne. Aga no ma arvan, et see on lihtsalt sellepärast, et ma ei ole harjunud nii vara tõusma või no ma ei tea tegelikult, kas see tund siia-sinna väga palju mõjutab, aga no tavaliselt tõusen 8-9 vahel. Igatahes hea, ma teen nüüd meigi. Siis ma võiks veel süüa eile tehtud kotlette. Ja siis ma lähen bussijaama. Meik sai valmis, ma olen väga rahul ja ma proovisin täna uuesti. Ma siia panen kindlasti mingi glossi peale, aga ma nagu nii veel söön. Proovisin uuesti seda Huda Beauty Lip Contour Staini. Ma ei mäleta, millal ma teile seda esimest korda näitasin. Igatahes siis mul oli see tunne, et liiga nagu tume jäi, liiga nagu 90s lips. Ja nüüd ma ei tea, kas seda pidi nagu raputama või mida sellega tegema peab, aga ta tundus nagu veits nagu pooleldi kuivanud, mis oli selles mõttes hea, et ta ei jäänud nii tume, et see jäi nagu väga ilusa tooniga ja mulle see sobib, aga ma olen nagu ma olen ühe korra seda kasutanud, reaalselt ühe korra enne tänast. Miks see juba nagu mingi poolkuiv on? Võib-olla seda peab kuidagi nagu, ma ei tea, pressima millegi vastu või nagu tugevamalt kui huule vastu või ma ei tea, igatahes. Ma mõtlesin, et tahaks midagi, mis püsiks terve päeva. Et ma lihtsalt saan alla mingi glossi peale panna, aga et see põhi on seal all nagu tugev. Ja huulevärv on mu enda tehtud seal, kus see nüüd on? Senti stuudios. Matt, siuke hästi hele. Ja siis ma tahan siia panna selle Huda Beauty glossi. Ja ma mõtlesin, et täna ma võiks isegi setting spray'd kasutada. Ma lihtsalt unustan tavaliselt, aga praegu tuligi meelde. See on see Kiko oma. Nii, siin ma näitan ikkagi Maria ka ära ennem kui ma jõuan siia, et ma tahtsin tulla vaatama uusi neid Sol de Janeiro kreemi, mis peaks siis olema siuke natuke nagu pärlmutter ja siis ka see Passioni kehasprei, et seda ma ei ole ka veel nuusutanud. No nii. No ta ei ole. Siin ei ole ikkagi sädalust üldse sees. Ma mõtlesin, et mõtlen ka nagu. Et mingi sädalus nagu on. Või võtsin ikka korra. Nothing. Ei ole sädalust ju ega mingit lihtsalt kreem. Scam, ma nagu tahtsin. Ei, no ma näen, et on moisturizer. No, kus on see rose gold shimmer? Ma mõtlesin, et selline. Ja, selle pakendi järgi nagu arvaks. Tegelikult on lihtsalt niisugune kreem. Lõhnab küll, täitsa hästi. See lõhnab hästi. Kas sa nuusutasid seda juba jõudsid? Ei, natuke troopiline lõhn, aga kus see nüüd? Ma olen enda lõhn. Ei ole ju see. Ma nüüd vahepeal panin enda omaga. Ei ole ju. Nii kahju, nagu täiega hea võimalus teha nagu Passion on ju nagu paljude lemmik. Ja ma isegi mõtlesin, et kui ma seda ei osta ja kui see on selline nagu videol oli, ma mõtlesin, et ma ostan et savi, sest et aga nagu endiselt lemmik on see ja ei kuti lihtsalt. Ja see. Mulle ka see väga meeldib. See lõhn meeldib väga, siiamaani kõige lemmikum on minu jaoks see lilla. Ja no need mõlemad on niisugune underwhelming. Esimest korda nuusutan 600 liitrit. Siin on siis vaarikat ja kookost. Päris hea. Et ongi nagu see baas on ikka see Libre oma ja siis on niisugust nagu marjasust. Kookost ma siin praegu niimoodi kohe. Minu meelest ka kohe, kui sa pihustasid, ma tundsin marju. Jah. Aga selline nagu bougie.
sihuke rikka naise marjad, jah. Aga see on nagu selline, et nendel marjadel on mingisugune story rääkida ka, et see ei ole lihtsalt nagu mingid marjad ja kõik, vaata. Vaid nagu, et seal on... No ongi, seal on mingi sügavam põhi, on ju. See on nii hea. Ja täpselt see rikka naise. Mul tavaliselt need libred üldse nagu... Ei meeldi. Aga see... meeldib, jah? Kui ma siin Tartus juba olen, siis minu väikene unistus oleks saada Gruffinist ikkagi vasta kukkel, sest et ma juba vaatasin Instast, et nad teevad vaarikamoosiga. Kas ma olen söönud seda varem või? Ei ole, on ju. Nad teevad vaarikamoosiga ja vaarikamoos on mul kõige lemmikum moos ja minu arust millegipärast mitte keegi ei tee vaarikamoosiga, kuigi minu kodu juures see Pistoria. Nendel on nagu segumoos, kus on vist vaarikad ka sees, nii et ka väga hea. Aga muidu millegipärast alati on kirss või mingi, mis teine on, jõhvik? Ei, pohla, ei. Ma ei tea, kumb. Jõhvikas vist. Yeah. Ma ei tea. Igatahes ma tahaksin seda, nii et nüüd lähme vaatame, kas siin on. Oh my god. Vaarika vastla croissant ja siis minu lemmik soolane saiakene. Kirsid. Me tulime Nixi uusi neid klosse vaatama, siuksed sädelevad. Aga kuule, tead, kas see on ainuk... ei ole ka. Vaata, see ja see on sädelev. Aga kõik ei olegi, ma arvasin, et kõik on. Mingi äge sinine. Aga need... Ja siin on veel neid toone, mitte sädelevaid. Natuke sõin. No nii. Mine ära. See on see kuldne. Siis oli nuudikas ja siis üks täitsa pruun seal. Nii ilus. Vaadake selline uus Armani lõhn ja me oleme täiesti üllatunud praegu sellest. Meenutab mida? Kirsikompotti, aga nagu ma ei tea. Tead, see kirsikompott ongi vist minu jaoks kõige nagu lähedasem. Aga mitte nagu... Aga niimoodi, et see on ülimahlane ja hästi värske. Et sa kujutad ette, et panid seda kirsid, siis tuleb see aroom ja siis sa paned seda suhkrut ja siis see hit ja täpselt selline. Niimoodi, et sa tahad näpuga kohe proovida seda, maitsta seda. Ma olen nagu tegelikult täiesti üllatunud, et mulle meeldib see, sest tihti kirsilõhnad ei ole tegelikult minu aga teema. See pudelist vaata lõhnab nagu ta oleks nagu et siit tuleb nagu värskem kirss sinul niimoodi kui siit pudelist. Aga ma pean nagu ütlema, et see meeldib mulle, see on hästi mahlane tõesti nagu ja marjan, kirsine. Ja magus, aga mitte nagu... Aga ta ei ole nagu... Mõni kindlasti ütleks, et on sünteetiline, aga mina ei ütleks. Mõni on palju tehislikum. See ikkagi, ma ei ütleks, et see on tehislik, see on lihtsalt väga magus. Minul oli kohe nagu, et oh my god, siuke nostalgiline, et vanaema kirsimoos, kuigi mu vanaema isegi ei tee kirsimoos, aga see on selline nagu... Aga sealt niimoodi pihustades sellele paberilehele, see on kuidagi... Ma olen veits nagu, et kas mul on vaja seda? Jaa! Me vaata selle librega, see nagu, kui nagu võrrelda librega, siis minu meelest see on rohkem kirsisem, rohkem magusam, rohkem selline having fun. Ja see libre on nagu sügavam ja rikkam. Kas see siis on nagu rohkem, et daytime selline cocktail? Ja ütleme niimoodi. Too võib-olla, et sama vibe'iga, aga nagu õhtune. Davai, lähme restasse. Seda siin proovime. Ja see on Peach and Roses. Päris hea siuke suvine, värske, mahlane. Täitsa üllatas mind isegi. Ma ei ole nagu kõige suurem nende Lancôme'idol lõhnade fänn olnud, aga... Me algul nuusutasime, siis tundus nagu mandariin, aga siis me lugesime, et Peach and Roses ja tõesti... Kui nüüd niimoodi öelda, siis jah, seda peach... Virsikut. On ikkagi tunda küll. Yeah. Aga rohkem nagu suve. Suvekas jah, praegu ma ei kannaks teda. Aga ma ikkagi natukene pean ütlema, et ma ei saa üle. Mul on tõesti mõte, et võib-olla mul on vaja seda. Jah, sest ma lasin ka
lipiku peale ja lihtsalt I can't stop, ma tahan kogu aeg nuuskida seda. Tõesti nagu jookske, lihtsalt te peate, eriti kui kirss ja mahlane, siuke veidi magus, siuke girly lõhn meeldib, siis jah. Selline on ka veel siin. Lanuit mingi. Ei jäta mingit. Parem kui siit. Not bad. Ei ole paha. Midagi natuke nostalgilist. No, ja. Ei ole üldse paha. Ei. Aga ei jäta sellist muljet. Maria ütleb mulle, vaata, see lõhnab nagu kartul. Ma võtan, no ei saa olla. Annab mulle nuusutada ja no reaalsed kartulitärklise lõhnaga. Mida? Naeris mu üle. Ma nii naesin, see ei saa olla nagu. No näete, Michael Kors müüb kartulit. Tulime Pepkosse, kõigepealt siin on selline. Väga nunnu. Ma ei tea, karp ei ole, aga... Vaata, siin on kirss peal. Ja siis sellised südamekujulised pokaalikesed. Oh my god, 7 euri. Tema tõi mu siia, ma ei teadnud. Sellepärast tõin, et vaadake, mis siin on. Ma ostan selle. Yes, I want. See ju sobib mulle. No väga. No mitte siia outfiti, aga nagu. Mine. Väga ilus. Üldse siin on väga Oi ilus. see. Kell saab kohe 9 ja ma olengi kodus tagasi. Nii mõnus. Selline naiselik päev oli. Et ma tunnen, et ma olen kuidagi täis laetud sellest päevast. Et sai uusi parfüüme avastada, mingisuguseid meigitooteid vahtida ja juttu ajada ja head toitu nautida ja lihtsalt nii tore oli. Aga, mis mul vist jäi mainimata, on see, et selles Gruffini Vastla croissantis ma olin küll natukene pettunud. Algselt ma arvasin üldse, et neil on eraldi Vastla croissant ja Vastla kukkel, aga ei, see oli ikkagi Vastla croissant ainult ja kas siis ilma moosita või moosiga, aga seda moosi oli ülivähe ja see ei olnud nagu seal saia sees, vaid see oli selle vahukoore tutsu sees, nagu mingi, mitte väga palju. Nii et natuke liiga palju oli nagu seda lihtsalt saia osa minu jaoks. Ja Pistoria oma siiski on üle sellest Gruffini omast, aga no see Gruffini see röstitud tomatite ja kreemjuustu croissant. Lemmik. Ma ei tea ausalt öeldes, kui pikk see vlog nüüd tuli, aga ma vist tõmban siin joone alla. Ja loodan, et oli tore vaadata. Näeme juba järgmises vlogis. Ma ei tea, kas järgmine nädal või ülejärgmine nädal või millal iganes, aga varsti näeme. Tšau!